Pepa. Mina olen põrsas Pepa. Ja see on minu väike vend Priidik. See on Noitsu emme. Ja see on Noitsu issi. Pepa. Kaelkirja Karla. Noitsu emme mõõdab, kui pikk on Pepa. Näe, Pepa, sa oled nii pikk. Ma olen pikem kui emme. See on sellepärast, et sa kasvad, Pepa. Nüüd on Priidiku kord. Näe, Priidik, sa oled nii pikk. Mina olen Priidikust pikem. Pole viga, Priidik. Mida vanemaks sa kasvad, seda pikemaks sa saad. Ja, aga mina jään alati pikemaks kui Priidik, sest ma olen temast alati vanem. On aeg minna mängurühma. Lapsed, täna ühineb meie mängurühmaga uus sõber. Öelge tere Karlale. Tere, Karla. Tere. Oi, sa oled nii pikk. Küllap sa oled siis väga vana. Ei, Karla on sama vana kui teiegi. Miks ta siis nii pikk on? Olen pikk, sest ma olen kaelkirjak. Mina olen pikem. Ei ole sa midagi. Olen küll, mõõdetakse kõrva otsteni. Kas kõrvad loevad siis ka? Kaelkirjak Karla on kõige pikem. Mina tahaksin olla sama pikk kui Karla. Mina ka, mina. Mänguaeg on käes. Hakkame peitust mängima. Olgu, 1, 2, 3. Kuni Pepa loeb 10, peavad kõik endale peidupaiga leidma. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Valmis või mitte, siit ma tulen. Leidsin su üles, Karla. Oi. Aga mind sa küll ei leidnud ega mind. Mind leitakse alati kohe üles, sest ma olen nii pikk. Pole üldse tore nii pikk olla. Ma pean alati kummardama, kui tahan kellegagi rääkida. Mina pean ka kummardama, et Priidikuga rääkida. Kuule, Priidik, mis tunne on olla nii väike? Hakkame palli mängima. Jaa. Mina mängin ehk pärastpoole. Kaelkirjak Karla ei taha mängida, sest ta on kurb. Püüa, Kusti. Püüa, Pedro. Püüa, Pepa. Oi. Pall on puu otsa kinni jäänud. Ma ei ulatu selleni. Las ma proovin. Ei, liiga kõrgel. Mis me teha saame? Lõikame puu maha. Ei, mina oma londiga ulatun selleni. Ei, ulatu. Kui Emily oma londiga ei ulatu, siis ei saagi seda palli enam kätte. Mis me siis teeme? Lõikame puu maha. Ei! Kui ainult keegi oleks piisavalt pikk, et pallini ulatuda. Karla! Mida? Sina ulatud pallini, sest sa oled pikk. Ma võin ju proovida. Kaelkirjak Karla sai palli kätte. Oi, ma näen siin veel midagi. Üks loomake on puu otsa kinni jäänud. Kas see on kass? Ei, mina olen siin ju. See on kilpkonn Tiugu. Tiugu. Siit tuleb loomaarst doktor Hamster. Sa üleannetu kilpkonn. Keda ma pean Tiugu päästmise eest tänama? Karlat. Tänan sind, Karla. Aeg, oled sina alles pikk? Ma olen ju kaelkirjak. Aga teie olete veel pikem kui Karla, doktor Hamster. Jah, sest mina olen ju hamster. Kas hamstrid on siis alati pikemad kui kaelkirjakud? Kui ma vanemaks saan, siis kasvan doktor Hamstrist pikemaks. Nii see on. Enamasti on täiskasvanud kaelkirjakud täiskasvanud hamstritest pikemad. Terekest! Kaelkirjaku emme ja kaelkirjaku issi tulid Karlale järele. Oi, te olete nii pikad, et pea ulatub pilvedesse. No ja, me oleme ju kaelkirjakud. Ja minu emme ja issi on väga vanad. Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere.
Pepa. Mina olen põrsas Pepa. Ja see on minu väike vend Priidik. See on Noitsu emme. Ja see on Noitsu issi. Pepa. Preili jänese takso. Pepa ja Priidik teevad koos emmega sisseoste. Küll on alles kraami. See on Noitsu vanaisale. Mu vanaema sõidab pühadeks ära. Või nii? Küll on alles kraami. See kõik oli Noitsu vanaema nimekirjas. Kus auto on? Ma ei tulnud autoga, mul polnud aimugi, et te nii palju kraami kokku ostate. No ma kutsun siis takso. Tervist, taksoteenindus kuuleb. Ja, takso tuleb kohe. Vabandust, ma käin korraks ära. Olen kohe tagasi. Taksoteenindus, kuhu sõit läheb? Noitsu vanaema ja vanaisa maja juurde, palun. Olgu nii, hüppake peale. Näen, et te olete poes käinud. Praegusel ajal kõik muudkui ostavad ja ostavad. Ostavad ühte, ostavad teist. Muudkui ostavad. Preili jänes, miks te nii palju räägite? Taksojuhid teevad nii, Pepa. Muide, üks päev sõitis mul siin härra Kartul. Noitsu vanaema sõidab paariks päevaks ära. Noitsu vanaisa jääb nii kauaks oma pead. See siin on konserv, et siit toitu kätte saada läheb tarvis seda. See on konservi avaja. Ma tean, mis see on, Noitsu vanaema. Kui tahad munakeeta, täida kastrul veega. Ja, ma tean. Noitsu vanaema. Tere, mu kullakesed. Me tõime sulle poest kraami, aga miks sa juba lennuväljal ei ole, vanaema? Oi, õigus, ma kutsun parem takso. Taksoteenindus, tervist, Noitsu vanaema. Ma soovin lennujaama, palun. Aga muidugi, hüppake aga peale. Tänan. Issi, kas me võiksime Noitsu vanaema lennujaama ära saata? No, olgu peale. Nägemist. Nägemist. Nii et te lähete siis lennujaama, mis? Jaa, meil on natuke kiire. Ikka kiire ja kiire, kuhu küll kõik sedasi kiirustavad? Noitsu vanaema peab lennukile jõudma. Ta sõidab puhkusele. Puhkus? Minul pole kunagi aega puhkusel käia. Kus ma saan, kui ma olen kogu aeg kiirustamisega hõivatud? Preili jänes, kas te räägite jälle nagu taksojuht? Jaa. Takso jõudis lennujaama. Nägemiseni, mu kullakesed. Nägemiseni, vanaema. Nägemist. Pepa ja Priidik saadavad Noitsu vanaema ära. Siit tuleb härra Unt. Takso. Hüppake peale. Nägemiseni, härra Unt. Pepale ja Priidikule meeldib saatmine väga. Nägemist. Issi, kuidas me nüüd koju saame? Eks ikka taksoga. Oi, see sõitis ju ära. Käisite puhkusel, mis? Ma olen tegelikult väga väsinud. Kas me võiksime mitte juttu ajada? Juttu ajada, just, kõik muudkui aina jutustavad ja jutustavad. Jutt jutu otsa. Ja mõni jutustab kohe mitu tundi ühte jutti, hinge tõmbamata. Võtke näiteks minu õde. Alloo, taksoteenindus. Allo, kas te tuleksite palun meile lennujaama järele? Lennujaama, saab tehtud. Seis! Tere, härra Härg. Kas te parandate teed? Ei, ma peaksin parandama lennujaama, aga mu veoauto läks katki. Ma sõidan just praegu lennujaama. Hüppake peale. Kas teil pagasit on? Ainult liiv. Preili jänese auto on üleni liiva täis. Nägemiseni, boss. Tere, boss. Tervist, poisid, liiv on kohal. Tänan, Preili jänes. Võtke heaks. Palun viige meid koju, Preili jänes. Saab tehtud. Kohal. Minu viimane taksosõit täna. Nüüd võite koju puhkama minna. Oh, oleks see vaid nii. Vabandust, et te pidite ootama. Preili jänesel on selja taga järjekordne toimekas päev. Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere. Peppa Pig. Peppa Pig.